Eestlased on teada-tuntud saunaarmastajad ja vihtlemine ja kuum leil on omane igale eestlasele. Suvel vahetult enne jaanipäeva ja ka jaanipäeva paiku on ju täpselt see õige aeg, et minna metsa värske kaseviha järele. Mina lähen metsa täna RMK teabejuhi Päiviga, kes teab küll täpselt, kuidas üks selline korralik värske kaseviht valmis teha. Kuidas üldse aru saada sellest, et millise puu küljest need kaseviha oksad nüüd võtta tuleb? Kõige paremad vihaoksad tulevadki selliste noorte puude küljest, mis ongi sellised 2–6 meetrised, kus me veel ulatame nende oksteni. Siis me kindlasti ei lõika teda paljaks, et võtamegi noorelt puult siis oksa või paar ja liigume edasi järgmise puu juurde. Ja kuidas seda puud võimalikult vähe vigastada, et selle oksa me lõikame siis võimalikult teravate kääridega või noaga ja proovime see võimalikult tüve lähedalt. Õiged vihaoksad siis umbes inimese küünarvarra pikkused, aga pigem siis alguses natuke pikemad, et pärast hiljem siis hakkame neid sobivaid oksasid kokku siduma ja siis neid kõrguseid natukene rihtima siis parajaks. Kuidas ma üldse tean, kus kohast ma saan minna neid kasepuuoksi otsima, et üks korralik viht endale valmis teha? Okste varumine, nagu ka ravimtaimede või marjade korjamine või seente korjamine kuulub ikkagi nagu igaühe õiguse juurde ja riigimetsast iga inimene siis võib enda tarbeks neid koguma minna. Ja selleks, kust leida siis üles meie riigimetsad, siis tulebki appi meie kodulehel olev kaardirakendus või siis mobiiliäpp. Kui palju sa neid oksi siin kokku korjad? Millal sa tead, et see viht on nüüd täpselt paras? See nüüd olenud natuke nendest okstest, et kui rikkalikult nad lehtedega kaetud on. Et öeldakse, et üks viht 30–50 oksa lausa. Saunaviha oksad on meil nüüd kokku korjatud ja läheb sidumiseks. Kuidas seda sidumist õigesti peaks tegema? No see nüüd on see kõige tähtsam osa, kus siis tuleb eriti tähelepanelik olla, et meil mõtted on puhtad ja tuju hea. Ja nagu ikka sellised tugevamad ja haralisemad oksad lähevad viha keskele ja siis hakkame neid järjest siia ümber sättima. Ja jälgida, et lehe välimine pool, ehk siis see tumedam läikiv pool jääb siis väljapoole, ehk siis sinna vihtlemise poole peale nii-öelda. Nii, sidumisel siis soovitan kasutada takunööri ja oluline on tõesti siis see, et ta püsiks ka kenasti koos, et ikkagi tugevalt siduda. Kui pikalt siit otsast nüüd selle äralõike peaks vihal tegema? No jälle tuleb nüüd vaadata, et ta meil mugavalt kätte mahuks, et kui pikk see käepide võiks olla. Niimoodi umbes tunde järgi. Nii et ikka käes oleks mõnus hoida. Just. Täitsa kenake ja sellisega võiks sauna minna küll. No, tuleb ette panna.